Tanil, TS Laevadele on väga kaunid nimed. Kuidas need tekkinud on? Ettevõte korraldas konkursi uute parvlaevadele nimede leidmiseks. Konkursile laekus pea 1000 nime. Väljavalituks osutus tähendusrikas pakkumine, et Saaremaa ja Hiiumaa vägilaste nimed legendi kohaselt. Leiger siis Hiiumaa vägilane ja Tõll Saaremaa vägilane. Ja Tõllunaine on Piret ja Leigrinaine Tiiu. Leiger ja Tõll olid omavahel vennad ning Tiiu ja Piret omavahel ka õed. Nii need laeva nimed saidki. Kui suur on meeskond laeval? Laeval töötab tavaliselt 17 laevapere liiget, kuid kõrghooajal, näiteks suvel, eelmisel suvel oli meil 21 laevapere liiget. Neist üks oli praktikant ja teised abitöölised klienditeeninduses. Reisijaid on palju ja siis abikäsi on ikka vaja. Millised on siis täpsemad meeskonnaliikmete rollid? Jagaks laeva meeskonna või laevapere natukene eri kategooriatesse, et on roolimaja, siis tekimeeskond ja masinaruum ning klienditeenindus. Roolimajas töötavad laevajuhid, kapten ja vanem tüürimees, kes jälgivad, et navigatsiooniseadmed töötaksid korrektselt, hooldus oleks tehtud ja et laev jõuaks ohutult lähtesadamast sihtsadamasse koos reisijate ja kaubaga. Masinameeskond hoolitseb siis selle eest, et seadmed ja süsteemid töötaksid korrektselt, õigeaegselt oleks hooldused tehtud ning tekimeeskond, kui te laevale saabute, siis te näete, kuidas nemad laadivad ja lossivad laeva. Suunavad autod õigetesse kohtadesse. Ning klienditeenindajad pakuvad siis reisijatele kehakinnitust ning ostuelamusi. Nii ja köök on ka üks väga tähtis koht laevas, kus valmistatakse kehakinnitust reisijatele ja meeskonnale. Tanil, teil siin ruumis on väga vastutusrikas roll, te olete kapten, et kui palju soovitakse üldse kapteniks saada ja kuidas see kapteniks saamine käib? Arvan, et merekoolis kõik, kes lõpetavad laevajuhi eriala, soovivad saada kapteniks. Kuid kuidas kapteniks saadakse, on vajalik lõpetada merekool laevajuhi erialal, siis sõita piisavalt meresõidu merd, staaži koguda ja Transpordiametis tuleb paar eksamit läbida ja siis ongi diplom käes. Palju teil juba staaži on? 2002 lõpetasin merekooli ja ütleme, et pool aastat ma olen tavaliselt merel ja pool aastat kodus, nii et siis circa 10,5 aastat, et meresõidustaažiks loetakse seda, mis sa viibid laeva pardal. Et teie tunnete ennast nende hoobade ja nuppude keskel siin igati kindlalt? Jaa, ikka. Olen harjutanud. Katrin, nagu ma kuulsin, siis töötab laeval pidevalt circa 20 inimest, et kas need inimesed on siin nagu pidevalt kogu aeg olemas ka? Ja need inimesed on siin korraga 2 nädalat, teevad tööd, puhkavad ja siis tuleb laevale uus vahetus, kes on järgmised 2 nädalat ja nii need 2 vahetust omavahel roteeruvadki. Kui inimene tuleb pikemaks ajaks siia tööle, siis millised on need võimalused ja hüved siin laeval töötades? No üks hüve kindlasti ongi see tore laevapere, et meil on palju toredaid inimesi, kes siin koos töötavad, et see on tore, see on kindlasti üks hüvedest. Aga pakume pisut pikemat puhkust nendele inimestele, 35 päeva on puhkust, siis spordihüvitist läbi stebi, siis on tegelikult laevadel väga mõnusad võimalused, et siin on ka näiteks saunad, et õhtul lõõgastuda, jõusaali, väikesed trenažöörid, et siin täiesti ka trennid soiku ei jääks ja loomulikult on võimalus õppida, õhtul puhata, telerit vaadata, nagu päris koduski. Kui keeruline on TS Laevadele tööle saada ja keda te oma meeskonda üldse ootate? Ja meil on meeskondades päris palju rolle.
aga meie juurde on oodatud siis juba sellised kvalifitseeritud ja väljaõppinud eelkõige meremehed, need, keda me laevadele ootame. Et merendus on hästi reguleeritud valdkond ja kõik, kes meie juures töötavad, peavad omama väga head kvalifikatsiooni ja kogemust. Et toon näite, et kapteniks päriselt õppida ei saagi. Et Mereakadeemias merekoolis saab õppida vahitüürimeheks ja siis, kui sa oled juba siis tüürimehena töötanud, on sul võimalik teha siis lisaeksamid, saada lisakvalifikatsioonid, et kapteniks kandideerida. Et meil on vajalik, et inimesed oleksid hästi usaldusväärsed, ausad, meeskonnamängijad, et neid omadusi me otsime ka kindlasti oma inimestest. Ja kes siis täpsemalt peaksid need inimesed olema? No eelkõige, et laeval töötada peab olema õige kvalifikatsioon ja otsime ka kogemustega inimesi. Samas suvel me ootame väga palju ka praktikante, et see on üks võimalus, kuidas me tahame noori toetada, tegelikult ka õppimist toetada, et need inimesed, kes koolis õpivad, saaksid ka praktilist kogemust, et saaksid esmast tagasisidet, et kas see valitud amet, mida praegu koolis õpitakse, tegelikult ka neile meeldib, tegelikult ka sobib, et suvel ootame just enda juurde toredaid praktikante laevadele. Aga jah, et kes meil töötavad laevadel, et meil on kaptenid, tüürimehed, meil on bootsmanid, madrused, mehaanikud, elektromehaanikud, isegi mõni motorist. Et laevadel töötab palju inimesi, pluss siis kõik meie puhastusteenindajad, restorani ja kohviku teenindajad, et ampluaagide ootame on lai. Jah, nagu omaette väike maailm. Täpselt nii. Laeva süda on masinaruum. Mis seadmed siin on ja mis siin ikkagi on need seadmed, mis laeva liikuma panevad? Laevamasinad on diiselgeneraatorid. Neid on 4 diiselgeneraatorit, mis toodavad elektrienergiat ja mis paneb laeva liikuma meil on vööris ja ahtris on asimutkäiturid, mis annavad laevale tõukejõu, mis paneb laeva liikuma. Nende samade asimuttrasteritega ka juhitakse ehk roolitakse laeva. Aga milline on siin kõige keerulisem seade, saab ka selle välja tuua? Minu arvates on kõige keerulisem seade siin ikkagi see laeva juhtimisseade, kus on erinevalt automaatika, elektroonika ja kuidas see kõik omavahel peab koos töötama, et ei tekiks erinevaid tõrkeid asju. See on kõige keerulisem. TS Laevadel on väga tähtis ka kestlik areng, et mida see täpsemalt tähendab? Meie jaoks eelkõige tähendab see seda, et me tunneme vastutust selle keskkonna ees, kus me toimetame. Et meil on Läänemeri, mida me tahame hoida, kaitsta, võimalikult vähe saastada. Meil on meie reisijad, kelle ohutuse ja turvalisuse eest me vastutame. Meil on meie töötajad ja ka kogukonnad, kuhu me tahame panustada, näiteks saarte kogukonnad. Ja sellel aastal meil õnnestus võita ka vastutustundliku ettevõtluse indeksis kuldmärgis. 2020. aastal panime tegevused mõõdikud paika ja peamiselt siis panustame 3 valdkonnas, et keskkond, siis selline sotsiaalvaldkond ja lõpuks ka siis sellised head juhtimistavad. Keskkonna valdkonnas eelkõige me siis töötame sellega, et kuna kõik laevas tegelikult tarbib energiat ja energia tootmine saastab keskkonda, siis et kuidas seda energiatarbimist vähendada. Et näiteks üks suuremaid tegusi oli see, et me ehitasime ühe oma reisiparvlaevadest Tõllu ümber siis hübriidlaevaks, mis töötab elektridiisli peal. Siis samuti me oleme töötanud sellega, et võimalikult vähe siis vett kulutada, et veetarbimist vähendada. Samuti on meil projektid, et kuidas laeval siis ka näiteks kõik oma valgustit vahetada LED-valgustite vastu, et elektrit vähem kulutada. Samuti töötame ventilatsiooni tõhustamisega, et neid projekte, et keskkonnas seda jalajälge vähendada, on päris palju. Sotsiaalvaldkonnas eelkõige töötamegi siis koos kõrgkoolidega, et järelkasvu merendusse saada ja kasvatada ja anda neile praktikavõimalusi.
ja samuti siis sellise heade juhtimistavadega töötame nii, et kõik meie partnerid suhtuksid samuti täie tõsidusega siis sellesse vastutustundlikku ettevõtlusesse, et meie partnerid oleksid sama mõtteviisiga kui meie. Katrin, ole hea, räägi mulle lähemalt hübriidlaevast kui sellisest, et mille poolest see teistest laevadest erineb? Tõllu ümberehitust me alustasime juba 2019. aastal ja selle ümberehituse käigus lisati siis Tõllule akupatareid, mis siis koguvad elektrienergiat, mida on võimalik siis diisli kõrval kasutada. Ehk kui siis meil jääb energiat üle, need elektriakud salvestavad selle energia endasse ja kui meil on võimalik võtta siis nendest elektriakudest energiat, siis need elektriakud seda välja annavad. Prügi sorteerimine on ka nagu väga tähtis teema, et kuidas see teie laevadel lahendatud on? Vaatame seda kahes osas, et tegevused, mis on suunatud meie reisijatele ja tegevused, mis on suunatud siis laevameeskonnale. Et reisijate salongides me oleme loonud reisijatele võimalused prügi sorteerimiseks, sorteerida välja siis pandipakendid, pakendid ja siis üldprügi ja üldiselt me plaanime tegelikult ka reisijatele luua võimalused biojäätmete eraldi äraviskamiseks. Laevameeskonnal on prügi majandus veel keerulisem. Nad peavad prügiraamatud, siis kuhu kõik prügi, mida me toodame, pannakse kirja ja kui see ära antakse kail, siis me saame tegelikult iga prügiliigi vastu kviitungi ehk me sorteerime veel eraldi välja plasti ja ohtlikud jäätmed, mida siis antakse ära kord nädalas. Ja Läänemeri on tegelikult üks väga-väga eriline meri. Kui väljaspool siin Läänemert enamikus meredes näiteks olmevett ja ka fekaali purustatuna on võimalik laevadest nii-öelda üle parda välja lasta, siis Läänemerel ei ole see lubatud. Ehk kõik prügi, mida me laevades toodame, mis laevades tekib, me anname ära kai peal. Katrin, kui palju inimesi teil sadamates töötab ja mis on nende tööülesanded? Meil sadamates töötab umbes 40 inimest, suviti rohkem, sest siis meil on abipersonali sinna vaja. Suvekuud on meile hästi-hästi tihedad. Need inimesed on sadama teenindusspetsialistid, kes siis tegelevad liikluse reguleerimisega sadamaalal, et kõik autod jõuaksid ilusasti laeva. Samuti teostavad sadama teenindusspetsialistid piletikontrolli. Siis meil kassades on klienditeenindajad, kes müüvad nendele klientidele, kes e-piletit pole ostnud koha pealt pileteid ja samuti kõik meie inimesed, kes sadamates töötavad, jagavad reisijatele infot ja abistavad neid igakülgselt. Miks on mõistlik osta e-pilet? E-pilet on sellepärast mõistlik osta, et see garanteerib sulle koha siis sellele laevale, kuhu sa selle pileti ostsid kindlale väljumisele. Et e-pilet on meil hästi paindlik, et tegelikult e-pilet hakkab kehtima alates sellest ostmisest ja kui sa kas või unustad selle väljumise või ei saa minna sellele väljumisele, mille sa pileti ostsid, siis tegelikult ta kehtib veel 48 tundi pärast seda väljumist. Siiski, kui sa ei lähe õigele väljumisele, siis sa pead ootama üldjärjekorras. Kas ma saan alati kindel olla ka, et laevad väljuvad täpselt õigel ajal? Üsna kindel saad olla ja me oleme seadnud endale eesmärgiks, et 99,1% väljumistest väljuksidki siis täpselt sellel õigel ajal. Tegelikkuses me oleme isegi natuke veel paremad selles, et 99,3% väljub siis täpselt sellel piletil märgitud ajal. Kui ma näiteks sõidan siia sadamasse Tartust üle 3 tunni, ma ei tea tegelikult, mis mind liikluses täpselt ees ootab, et mis siis saab, kui ma sutsu hiljaks jään, kas ma saan kuhugile teada anda sellest või? Ja kõigepealt, kui sa juba tead 15 minutit enne väljumist, GPS näitab, et sa kindlasti sellele väljumisele enam ei jõua, siis e-piletit on võimalik muuta ja siis ma soovitaksin sul selle pileti ära muuta järgmise väljumise peale, et siis sul on koht olemas. Kui sa seda teha ei saa, siis tegelikult kehtib see pilet ka järgmisel väljumisel, lihtsalt me ei saa sulle seda kohta sinna broneerida, siis sa pead üldjärjekorras ootama. Kui palju inimesi ja sõidukeid üldse mahub siia ühe praami peale? Maksimaalselt siia praami peale mahub 700 inimest ja 150 autot. Kui suuri masinaid on rohkem, siis väikeste autode arv läheb ka väiksemaks.
kuidas seda kindlustada, et suvisel ajal võimalikult palju inimesi ja sõidukeid siia peale mahuks? Kõigepealt me palume jõuda sul sadamasse 15 minutit ennem siis väljumist. Teiseks ongi see, et kuulata väga tähelepanelikult märguandeid, sest nemad tunnevad oma tööd, nad teavad, et kuhu sind saata, millisesse ritta, et kõik sujuks kõige paremal moel. Ja lõpetuseks, et kui sa oled juba laevale saanud, et mida reisijad ise saavad ära teha, on jätta mitte liiga suuri vahesid autode vahele, et kuna inimeste arv on piiratud, kes kohti saavad kätte näidata, siis nad iga auto juurde ei jõua ja kui keegi jätab suurema vahe, siis mahub ka vähem autosid pardale. Loogiline. Väga loogiline. Tiiu, Saaremaa ja Hiiumaa praamidel saab korraliku kõhutäie, et kuidas teie toit valmib? Meie toit valmib Take-Off pardarestades siinsamas kohapealses laevaköögis ja värskest toorainest. Tihtipeale arvatakse, et praamidel pakutav toit tuleb kuskilt mandri pealt sisse, kuid ei, meil on siin köögis kohapeal olemas inimesed, kes selle toidu valmistavad nii reisijatele kui ka meeskonnale. Teil on olemas siin ka iseteeninduskassa, et mis on selle eelis? Iseteeninduskassa suur eelis on kindlasti see kiirus, et inimene saab bufees komplekteerida lõuna vastavalt enda soovidele, nii suur või väike, kui see toiduportsjon on, ja tasuda siis kiirelt iseteeninduskassas. Sellega väldib pikki järjekordi ja saab kindlasti kiiremini toidu kätte. Kas vastab tõele see tõsiasi, et pidavat olema kapteni järel tähtsuselt teine persoon laeval, just nimelt kokk? Ma arvan, et see vastab tõele, sest et ka kogu meeskond sööb ju seda toitu ja kui kõht on maitsvat toitu täis, siis kindlasti on ka kogu meeskonnal tuju parem. Mis on siin kõige maitsvamad toidud, mida tulla ja küsida? Läbi aastate meie top 3 toit on kindlasti kiluvõileib, seljanka ja seapraad hapukapsaga. Aga mis on kõige erilisem, mida tulla ja maitsta? Erilisem meie menüü vaheldub 4 korda aastas ja kogu aeg on midagi uut ja huvitavat menüüs. Nagu näiteks on valikuid nii lastele kui ka taimetoitlastele ja nii edasi ja nii edasi. Ja meie eeliseks on kindlasti see, et inimene saab komplekteerida selle lõuna või õhtusöögi bufeest just vastavalt enda soovidele. Et võib tõsta natuke liha, natuke salatit, natuke kastet, et kõike mida ise soovib, taimetoitu või muud sellist, et meil ei ole valmis portsjonid, vaid inimene saab siis ise tõsta. Ma ei salga seda üldse, aga ma olen suur maiasmokk, et kas saab ka magusampsusid kätte? Jaa, kindlasti. Magustoidud on meil valikus olemas ja praami peal saab ka jäätist. Tiiu, aga kui palju kokkasid siin üldse köögi poolel toimetab? Erinevatel praamidel ja erinevatel hooaegadel on erinev arv kokkasi, aga ütleme, tavapäraselt vahetuses on selline köögi poole peal 2-5 inimest pluss siis veel teenindajad juurde. Ja laevakokad on kõik läbinud ka laevakoka kursused ja läbi teinud ka laevameeskonnale kohustuslikud kõik vettehüpped ja need asjad. Kokk on armunud, siis on söök soolane. Ja siis võib olla söök natuke soolasem. Mulle tundub, et igaüks saab siis midagi oma maitsele, et olgu siis tegu maiasmokaga või hoopiski keegi, kes tahab sellist korralikku soolast praadi. Täpselt nii. Et alustame juba hommikul esimese laevareisiga, pakume hommikusööki ja edasi siis tuleb juba lõunasöök ja õhtusöök, et kindlasti leiab meie valikust igale maitsele midagi. Laeval on ka iseteeninduskassa ja pood ja Riho teab lähemalt rääkida, kuidas see süsteem toimib. Ja, meil on pood olemas ja kassa, eks see on siis meil iseteenindus väike pood, nurk, et kui sa soovidki osta kohvi, valid start, eesti keel, võtta üks toode, ma soovin kuuma jooki, valin joogi, klassik suuruse espresso näiteks ja kui ma võtan siit paki krõpse, läheb skännerist läbi, see käib alla minuti on ost tehtud. Täielikult fänn on iseteeninduskassasid, aga teil on siin ka suurem pood, lähme vaatame seda ka. Muidugi, lähme suuremas poes on meil ka iseteeninduskassa olemas ja seal toimub kõik täpselt samamoodi. Sinna poole? Lähme. Riho, lisaks Pardar restoranile on laeval ju ka R-kiosk ja mida teie täpsemalt pakute? Jaa, meil on olemas R-kiosk, meie superkapp on siin, võileivad, paniinid, värsked salatid, makaronisalatid, majoneesipõhised salatid, magustoidud
siin kapis on meil veel võileibu, kolmnurkvõileivad, väga head burritod. Supertoode on meie number 1 toode on kaneelirull. Oled sa kunagi söönud seda? Ma olen kaneelirulli söönud, aga ma ei ole siin teie kaneelirulli söönud. See näeb tõesti suur välja. Jaa, see on suurem kui Gerd Kanteri ketas muide. Päriselt? Ja, siin on meil rullgrill, mis on täis Saaremaa lihatööstuse poolt toodetud vorsti tegelikult. Meil on eestimaine vorst. Teeme ühe kanaürdivorsti hot dogi, siis teeme ühe tuubli ka. Ja paneme tuubli siis peekonjuustu ja 3 juustu. Et klient saab ise valida, millised vorsti ta tuubel hot dogi sisse tahab. Ja magusaks saab võtta siis kaneelirulli, on ju? Jaa, igal juhul. Paneme kõik kastmed, nii nagu käib. Ja, mina tahangi alati, et oleks kõik kastmed. Just. Vaatame korraks ahju, meil on just valmis saanud saiakesed, kaneelisai ja juusturull. Et nii me neid saiu siin valmistame otse ja siit see mõnus lõhn tuleb. Ja ma ise kui maitsesin selle hot dogiga ära ja tõesti, ma julgen öelda, ma ei ole paremat hot dogi saanud varem. Aga et sa jooks kuivalt ei sööks, siis Erjovski poolt on sulle siin meie termos. Ja termosega üle Eesti, tegelikult kui sa tuled oma kohvitopsiga, on meil kohvijook 2,50. Ehk säästame loodust, hoiame kokku, ei kasuta ühekordset topsi. Ja teeme shotid ka. Muidugi, kõrvale. See on shot, mida saab tarvitada roolis. Tegemist on siis tervise shotiga ingveri shot. Nii et aasta ringselt. Tervist. Tervist, just. Olgu Eesti rahvas terve. Väga hea. Väga hea. Saab teha saadet edasi küll. Saab, aitäh. Nagu nägime, on laevadel palju rohkem, kui me varem arvasime ja iga inimene on tähtis, et kõik sujuks. Nii et tule ka sina siia, kas siis tööle või reisima ja ärme unusta hoida puhtana oma Läänemerd.